Seaduste ja määruste avaldamine on õiguse kehtivuse eeldus. Kui seadust või määrust ei ole Riigi Teatajas, siis teda ei ole olemaski. Kõik Eesti seadused on Riigi Teatajas avaldatud. Kõik Eesti põhiseadused on seadusandliku protsessi avaldamise osana nimetanud Riigi Teatajat. Põhiseaduse paragrahv 3 teine lõige laieneb mitte ainult seadustele, vaid ka kõigile üldaktidele. Kõigile nendele aktidele, mis sisaldavad õigusnorme. Põhiseaduse paragrahv 108 nimetab otse seaduste avaldamise kohana Riigi Teataja. Eestis ei saa põhiseaduse kohaselt olla salajasi seadusi. Samuti ei saa tagasiulatuvalt jõustada isiku õigusi ja kohustusi ebasoodsalt mõjutavaid norme. Seda sel lihtsal põhjusel, et keegi ei saanud varasemalt Riigi Teatajas avaldamisest nendega tutvuda. Seaduste avaldamisel ei piisa alati 10-päevalisest tähtajast. Seetõttu tuleb avaldamise ja jõustumise vahel ajavahemiku määramisel näha ette piisav aeg, et normi adressaadid saaksid reeglitega tutvuda. Alates 2002. aasta 1. juunist ilmub Riigi Teataja ametlikult internetis. Viimased 10 aastat ainult ja üksnes internetis võrguväljaandena. Kõik inimesed, ka need, kellel ei ole võimalik internetti kasutada, saavad abi kohalikes omavalitsustes ja rahvaraamatukogudes. Praegu on Riigi Teatajasse koondatud kogu oluline õigusteave. Vaikimisi on leitavad kõik kehtivad tekstid. Riigi Teatajas on lisaks õigusaktidele avaldatud kohtulahendite kokkuvõtted, sealhulgas Euroopa Inimõiguste Kohtu kokkuvõtted ja palju muud teavet. Kaasaegne Riigi Teataja on õiguse ajamasin, mis tehnoloogiliste võimaluste kasvades on pidevas arengus.